Head kuulajad ja vaatajad. Käesoleva kommentaari salvestamise ajaks neljapäeva pärastlõunal on USA ja Iisraeli järjekordne agressioonisõda 2 nädalaks pausile pandud. Kuigi, tõsi, selle pausi pidamises võib kahelda, sest hoolimata vaherahu deklaratsioonist jätkab Iisrael Liibanoni jõulist pommitamist, rünnates muuhulgas Beiruti elamukvartaleid. Kõnekas on Iisraeli rünnakuoperatsiooni nimi, igavene pimedus, ehk siis põrgu. Selgesõnaliselt öeldakse välja, mida külvatakse. Aga nii nimetatud kristlike sionistide veendumusi ei kõiguta see paraku vähimalgi määral. Ikka peame nende sõnul kõik koos õnnistama Iisraeli riiki ja selle sõjategevust, sest muidu ei õnnista Jumal meid. Milline täielik, totaalne nonsenss. USA väidab siiski olevat suuremeelselt peatanud Iraani tsiviilobjektide laushävitamise. Ja Iraan on nõustunud naasma agressioonieelse olukorra juurde ehk avama Hormuzi väina laiemale laevaliiklusele. Ehkki kokkuleppe mõlemad pooled kommunikeerisid tulemust oma võiduna, on siiski selge, et tegemist on hädavajaliku hingetõmbe ja mõttepausiga. Vaherahu kokkuleppe kõiki detaile ei ole avalikkusega siiani jagatud, aga enim küsimusi tekitavad 2 punkti. Esiteks, Hormuzi väinas toimuva navigatsiooni tingimused ja teiseks Bahreinis paikneva USA 5. laevastiku edasine saatus. Kuuldavasti soovib Teheran kehtestada edaspidi väina läbivatele laevadele tollimaksu ja ilmselgelt on Iraani huvides ka kõnealuses regioonis USA sõjalise kohaloleku piiramine. Kui USA kohalolek Pärsja lahel mingis mahus siiski säilib, siis tekib ühtlasi küsimus, kas tollimaksud kehtiksid ka sõjalaevadele. Loomulikult muudaks viimane variant üldist optikat oluliselt USA kahjuks. Täna on see küsimus, sarnaselt paljudele muudele küsimustele, suuresti vaid spekulatsioonide objektiks. Aga ju annab aega arutust. Muuhulgas seonduvalt sellega, kas vaherahust üleüldse asja saab. Nii palju on siiski selge, et intensiivse sõjategevuse tagajärjena on Iraan kandnud suuri majanduslikke kahjusid, kuid puutumata pole jäänud ka teised piirkonna riigid. Seejuures on USA põletanud oma sõjalise kampaania käigus raha tempoga keskmiselt $41,67 miljonit tunnis ja $1 miljard päevas. Selle kommentaari salvestamise hetkeks on peatamatult tiksuv arvemasin sõjakulutustena näitamas ligemale 46 miljardit, aga see on vaid trükitav raha. Märksa tõsisemaks mõttekohaks on moonavarude ammendumine, arvestatavad kaotused õhujõududes, sõjalistrateegiline kinnijooksmine ja mis kõige tähtsam, tohutu suur mainekahju. See ei olnud kitsalt president Trumpi poliitiline kaotus, kuigi muidugi ka see. Mida iganes lähikuud ka ei tooks, sai Iisraeli lõa otsast sõtta tõmmatud üliriik Lähis-Idast tuntava lüüasaamise osaliseks. Kui veel 6 aega tagasi käisid läbirääkimised Iraani tuumakütuse rikastamise ja ballistiliste rakettide üle, siis nüüd hakkavad läbirääkimised käima selle üle, et Iraan küsib Hormuzi väina läbimise eest tasu ja nõuab kõigi sanktsioonide lõpetamist. Magakultus püüab aga sellest hoolimata endiselt väita, et see on Trumpi suur võit. Ausameelselt olukorda analüüsides on aga selge, et nii impeerium kui ka selle valitseja osutusid, kui kasutada viimase enese lemmikväljendit, mitmes mõttes pabertiigriks. Nähtus reetlikkus, ebausaldusväärsus, strateegia ja kommunikatsioonipuue, suutmatus tagada oma liitlasriikide kaitset ja nii edasi. Kokkuvõttes tuleb öelda, et avalikult deklareeritu kohaselt nõustus USA kokkuleppega, kus Iraan kujutab endast jätkuvalt ohtu. Režiim jäi ju püsima, tuumaprogramm säilis ja ka riigi raketi ning droonivarud on endiselt tundmatu suurus. Toimunut on võimalik näha USA taandumisena sõjalise, majandusliku ja poliitilise komplekssurve tingimustes. Isegi juhul, kui see on ajutine, kirjeldatakse sellist tulemust sageli kui lüüasaamise raamistikku. Tõsi, muidugi ei saa välistada, et kõigel avaldatul polegi mingit sisulist tähendust, selles mõttes, et kogu vaherahu narratiiv võib ka teenida vaid uute rünnakute ettevalmistamise või miks mitte ka jätkuvate börsimanipulatsioonide eesmärki. Iisrael tunnistas relvarahu väga pika hambaga, kuid lubas viimaks siiski Iraani pommitamise lõpetada. Samas väitis Tel Aviv, et Liibanon ei ole relvarahu osa. Vastupidiselt seda kinnitanud Pakistani peaministrile, kes Trumpile relvarahu ettepaneku üleüldse esitas.
Kuuldavasti jättis kimbatuses Trump seekord Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu nii-öelda kooskõlastusringist välja ja viimane ei võtnud sellist isepäisust sugugi kergelt. Nagu juba osutatud, jätkabki Iisrael Liibanoni jõulist pommitamist ja on rünnakute intensiivsust isegi hüppeliselt kasvatanud. Justkui saates selge avaliku sõnumi selle kohta, kes on USA ja Iisraeli omavahelises suhtes kontrollija, kes kontrollitav. Mitte ilmaasjata ei öelnud hiljuti USA terrorismivastase võitluse juhi kohalt taandunud Joe Kent, et kui Trump tahab päriselt sõda lõpetada, tuleb tal selle peamise eeldusena Iisrael kontrolli alla saada, sest kindlasti püüab Netanyahu rahuprotsessi torpedeerida. Sel lihtsal põhjusel, et olukorras, kus pärast aastakümneid väldanud pingutusi on viimaks õnnestunud USA Iraani vastu sõtta meelitada, ei ole sõja lõpetamine lihtsalt Iisraeli huvides. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. Trumpi isikukultuseks taandunud maga tõsiusklikud ei suuda ka siiani oma iidoli altminekut tunnistada, sest see tähendaks ühtlasi valusat enesekaemust. Tõdemust, et ka ise on alt mindud. Paljud seda ei soovi, aga paljud polegi selleks võimelised. Siiski võib öelda, et vaatamata teatud poliitiliste eliitide ja meedia avantüristlikkusele ja korrumpeeritusele on USA ja Iisraeli agressioonisõda pälvinud ülemaailmse hukkamõistu. Teistsugused ei ole tegelikult hoiakud ka Eestis. Olgugi, et sellest ei taheta valjult rääkida. Teadagi miks. Sellal, kui Riigikogu Eesti-Iisraeli ja Eesti-USA parlamendirühmad avaldasid oma ühisavaldusega USA ja Iisraeli agressioonisõjale täielikku toetust, vaatab Norstat Eesti poolt läbi viidud küsitlusest vastu sootuks teistsugune pilt. Küsimusele, kas kiidate heaks USA ja Iisraeli sõjalised löögid Iraani pihta, vastas tervelt 59,1% selgelt ei. 20% ei oska öelda, 8% ei soovinud küsimusele vastata ning vaid 12,8% vastas jah. Veel kord, küsitluse kohaselt kiidab kõnealuse sõja heaks vaid 12,8% Eesti elanikest. Kõige selgema positsiooni võtsid antud küsimuses Keskerakonna valijad, kellest 82% vastustas Iraani vastast agressiooni, pooldas aga vaid 3,8%. Kuid ka EKRE toetajate lõikes on küsitluse tulemused vägagi tähelepanuväärsed, sest USA ja Iisraeli sõjategevuse vastu on 44,3%, selle poolt aga vaid 18,9% erakonna toetajatest. Niisiis näeme taas tuttavat pilti. Isegi mitte poliitiline eliit, vaid marginaalne osa sellest võtab kõneleda ja otsustada rahva nimel ning seda tingimustes, kus rahva tegelik häälestatus on vastupidine. Kuigi tänase kommentaari salvestamise ajaks ei ole Eesti meedia seda minu teada veel kajastanud, avaldas Iraani president Masoud Pezeshkian juba nädal tagasi avaliku pöördumise USA rahva poole, millega kutsus ameeriklasi üles seda sõda lõpetama ning loobuma oma rollist Iisraeli ülemvõimu teostamise instrumendina. Pezeshkian toonitas, et Iraan ei ole terve Ameerika Ühendriikide ajaloo vältel mitte ühelegi riigile kallale tunginud ning ühtlasi hoiatas, et tema riik on suutnud aastatuhandete jooksul üle elada kõikide agressorite rünnakud. Ta tuletas meelde, et Iraani ja USA vahelised suhted ei olnud algupäraselt üldsegi vaenulikud. Pöördepunkt saabus aga momendil, mil Ühendriigid sekkusid Iraani siseasjadesse eesmärgiga keelata Iraani rahval naftatööstuse natsionaliseerimise kaudu omaenda maavarade kasutamine enese hüvanguks. USA poolt 1953. aastal koordineeritud riigipööre hävitas Iraani demokraatia, paigaldas võimule diktatuuri ning sütitas iraanlastes ootuspäraselt umbusu ameeriklaste vastu. Järgnev ajalugu on andnud küllalt põhjusi selle umbusu süvenemiseks.
Oma avalikus kirjas küsis Pezeshkian retooriliselt, kas tänaseks ei ole mitte üheselt ilmne, et USA-st on saanud agressor üksnes tänu selle allutatusele Iisraeli režiimile, mille käepikendusena ta nüüdseks toimib. Kas pole tänaseks mitte päevselge ka tõsiasi, et Iraanist vaenlase kujul luues püüab Iisraeli režiim tähelepanu kõrvale juhtida palestiinlaste vastu toime pandud massilistelt inimsusevastastelt kuritegudelt? Ja kas pole saanud meile kõigile selgeks ka asjaolu, et Iisraeli eesmärgiks on sõdida sedagi sõda ameeriklaste vere ja USA maksumaksjate maksudollarite eest? Analüütik Adrian Bachmann on kommenteerinud, et loomulikult ei olnud Pezeshkiani pöördumises välja toodud arvukad ja ümberlükkamatud tõsiasjad Washingtoni võimuaparaadile teadmata. Ent tegu on argumentidega, mille moraalne dimensioon ei maksa nende silmis midagi. Sest otsuste langetajate ja nende nõunike näol ei ole tegu moraalsete inimestega. Saab vaid nõustuda, sest maailma üliriigi valitseja ja tema lähikondsete süvenevalt sõge käitumine on suutnud šokeerida ka karastatumaid välispoliitika kommentaatoreid. Enam ei räägita üldinimlikest väärtustest isegi mitte moe pärast. Ei, nüüd domineerivad retoorikas surm, häving ja raha. Ning leksikas on normaliseeritud banaalsused ja isegi roppused. Kui Trumpilt küsiti tema eelistatud valikute kohta Iraani sõja lõpetamiseks, vastas ta pikemalt mõtlemata, et iraanlastelt tuleb lihtsalt nafta ära võtta. Sest see on seal võtmiseks ja iraanlased ei saa selle suhtes midagi teha. Et kahjuks tahab Ameerika rahvas oma poisse koju tagasi, aga kui see oleks tema teha, võtaks ta nafta, jätaks selle endale ja teeniks palju raha. Tavaliselt oleme kohanud selliseid mõttekäike gängsterite retoorikas. Aga tõsi, meenutades Püha Augustinuse mõttekäiku seonduvalt Aleksander Suure ja mereröövliga, ehk saamegi siin rääkida vaid mastaabi erinevusest. Well, the thing, if I had my choice, what would I like to do? Take the oil. Because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it. Unfortunately, the American people would like to see us come home. If it were up to me, I'd take the oil, I'd keep the oil, and would make plenty of money. Paar nädalat varem kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil, et Ühendriikide relvajõud vajavad vaid veidi rohkem aega ja siis suudab USA kergesti Hormuzi väina avada, naftat võtta ja rikkaks saada. Parafraseerides Trumpile lähedaseks saanud sõjapistrik Lindsey Grahamit, kui Iraani režiim kukub, kujundatakse uus Lähis-Ida ja USA teenib hunniku raha. Venezuelal ja Iraanil on 31% maailma toornafta reservidest ja selle kasutamises saab USA'l olema partnerlus. See oleks ühtlasi Hiina õudusunenägu ja hea investeering, seletas Graham. Lindsey Graham, a veteran Republican senator and longtime advocate of US military intervention abroad, has said it would be worth spending money to bring down the Iranian government. Speaking during an interview on Fox News on Sunday, Graham said the fall of the Iranian leadership would transform the region. When this regime goes down, we're going to have a new Middle East, and we're going to make a ton of money. Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. This is a good investment. Graham, a close ally of Donald Trump and a vocal supporter of Israel, has advocated confrontation with Iran for many years. Nagu näha, räägitakse nüüd otsesõnu nafta äravõtmisest ja ratsarikkaks saamisest. Aga meenutagem, et veel jaanuarikuiste Iraani meeleavalduste ajal julgustas Graham välisagentide juhtimisel tegutsenud rüüstajaid, põletajaid ja mõrtsukaid ning kinnitas, et abi on teel ja et Iraan saab vabaks. Kui aga hiljem selgus, et Iraani rahvas ei suhtu oma riigi hävitamisse vastutulelikult, lubas Graham nad pilbasteks pommitada. We're gonna blow the hell out of these people. Ja ähvardas vallandada püha põrgu. We're going to unleash holy hell. They're going to lose and we're going to win. Israel and the United States, you just wait to see what comes in the next 2 weeks. The next 2 weeks meaning what? We're going to blow the hell out of these people. We're going to unleash holy hell on them here any minute now. Jaa, mitte ilmaasjata ei peeta Grahamit pärast John McCaini surma USA sõjatööstuse konkurentsitult kõige väärtuslikumaks esindajaks USA kongressis.
Grahami, sõjaminister Pete Hexethi ja Trumpi teineteist üleskütvad pöörasused kulmineerusid sotsiaalmeedia postitustega, kus president vandus, ropendas, mõnitas religiooni ja lõpuks ähvardas hävitada mitte Iraani sõjalis-poliitilise juhtkonna, vaid terve riigi, rahva, kultuuri ja ka ajaloo. Kõlab uskumatult, aga nii see tõesti oli. Trump ähvardas, et kui Teheran Washingtoni ultimaatumiga ei nõustu, sureb terve tsivilisatsioon ega ärka enam kunagi ellu. Midagi analoogilist olevat kunagi niinimetatud Nero dekreediga planeerinud ka Hitler, aga oma riigi ja rahva suhtes. Igal juhul on see lihtsalt sünge, et niinimetatud kristlikest sionistidest hereetikute poolt väga kristlikuna esitletud president peab võimalikuks tulla ülestõusmispühade hommikul välja sellise avaldusega, milles lubab roppe sõnu kasutades ja religiooni mõnitades valla päästa põrgu. Kel silmad on, need nähku. And so the morning of Easter is a uniquely joyful and peaceful moment. And yet that peace yesterday was shattered. That's not an overstatement. It was shattered for many observant Christians by a statement that the President of the United States put out at 8:03 a.m. Eastern Time on Easter morning that said this, and we're going to read it in its entirety, not in outrage or self-righteousness, but honestly in horror. Quote, Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. 3 exclamation points. Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. All caps. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. Now, a lot of people reading that imagined, of course, this can't be real. Did the President of the United States really just write that? And it is real. It is maybe the most real thing this president has ever done, and also the most revealing. On every level, it is vile. On every level. It begins with a promise to use the U.S. military, our military, to destroy civilian infrastructure in another country, which is to say to commit a war crime, a moral crime against the people of the country, whose welfare, by the way, was one of the reasons we supposedly went into this war in the first place. They're being killed by their government. We have to rescue them. And now here's our president, not even a month and a half into the conflict, which we are not winning, by the way, because the Straits of Hormuz are not open. There's one way to keep track. That's the measurement. Saying that we're going to use our military to kill the civilians of this country who didn't choose the war. They got nothing to do with it. They're like civilians everywhere. But then the tweet continues. Pardon me, the ironically named truth continues. There will be nothing like it. Open the effing straight. How dare you speak that way on Easter morning to the country? Who do you think you are? You're tweeting out the F word on Easter morning? You'll be living in hell. As if hell is a place. Hell is a condition. And this is an example of that condition. Just watch. Praise be to Allah. So obviously you're mocking the religion of Iran. Okay. If you seek a religious war, that's a good idea. But by the way, no decent person mocks other people's religions. You may have a problem with the theology. Presumably you do if it's not your religion, and you can explain what that is. But to mock other people's faith is to mock the idea of faith itself. And we should never mock that. Because at its core is the acknowledgement that we are not in charge of the universe. We did not build it. We won't be here at the end of it. We can destroy life. We cannot create it because we are not God. The message of all faith at the biggest picture level is the message in our Bible, which is you are not God. And only if you think you are do you talk this way. But it's not just mockery of Islam. And no president should mock Islam. That's not your job. This is not a theocracy. We don't go to war with other theocracies to find out which theocracy is more effective. We are not a theocracy. And God willing, we never will be, because theocracies corrupt the religion. No, this is a mockery not just of Islam, it's a mockery of Christianity.
To send out a tweet with the F word on Easter morning promising the murder of civilians and then saying praise be to Allah without explaining any of it, you are mocking me and every other Christian because we're Christians. Oh, I get it. We can't support that. Under no circumstances can we support that. Doesn't mean you have to hate Trump or take the opposite position on every issue from Trump. You shouldn't. A lot of his positions are the right positions, but you cannot support that. That is evil. That is an intentional desecration of beauty and truth, which is the definition of evil. And you have to ask, where does evil lead? If the core point of evil is to destroy, which it is, God creates, Satan destroys. It's dualism. When you see something of beauty being created, when you hear the truth being spoken, you are witnessing a manifestation of God's power. And when you see the opposite, you're witnessing the opposite. So where does this lead? Well, on a practical level and a spiritual level, they converge in the same place, which is the use of weapons of mass destruction. I mean, I don't know about you, but I am sick of this shit. I'm sick of it. Can't he just behave like a normal human? I mean, honestly, like the president, 3 each, yes, shut up. Fucking shut up about that shit. You don't threaten to wipe out an entire civilization. We're talking about civilians just casually in a social media post. You know, like I am the first to try to understand Trump and his strategy and to not freak out over his weird social media posts and language that is loose and incendiary. Truly, I've lived with it for 10 plus years. I learned it the hard way when I was on the receiving end of it for 9 months. And truly, I think that was a gift to me in many ways because it helped me really come to understand what he does with his social media. But this is completely irresponsible and disgusting. This is wrong. It's wrong. He should not be doing it. I don't care that it's his negotiation tactic is to kill an entire country full of civilians, men, women, and children. An American president so that the Strait of Hormuz will be opened. It's just wrong. It's not hard to say it. It's not hard to recognize it. I wish he would stop doing this. Like, he can't negotiate without doing this. What does that say about him? What does that say about the position that our country is in right now in these negotiations? He's got to say this. He can't be a dignified, strong leader without threatening a bunch of war crimes. Like what is he, Genghis Khan? Like what is he trying to do? And why can't he do it with strength, threats? Sure, go for it. That don't diminish and demean the United States of America in this way. Aga sellest hoolimata on kindlasti ka Trumpil oma moraal. Paraku väärastunud moraal, mida iseloomustab ühiskonna üldtunnustatud eetiliste normide, õiglustunde ja väärtuste moonutatud või vastupidine tõlgendamine. Ning mille ilminguks on valitsev seisund, kus kurjust, ebaõiglust ja isekust õigustatakse hea ja vajalikuna. Väljendub see reeglina olukordades, kus vastutus veeretatakse ohvrile, ausus on põlu all ja kriminaalset käitumist peetakse normaalseks. Nii näemegi õiglustunde puudumist ja väärtuste relativismi, ebaadekvaatsus selle laiemas tähenduses. Näeme hea ja kurja piiride hägustumist, kus piisava isikliku kasu ootus õigustab ka kõige ebaeetilisemaid tegusid, nagu seda on sõda. Ilmneb ideoloogiline moonutus, kus rakenduvad konstrueeritud sõdalas aristokraatia või lihtsalt tugevama õiguse põhimõtted, mis vastanduvad selgelt kristlikule ja isegi hüldumanistlikule moraalitunnetusele. Lõpuks tegutseb diilimeisteri reflekside ja tunnete pinnalt oma rikutud iseloomust lähtuvalt, ilma igasuguste moraalsete kammitsateta. Mäletame hästi tema ütlust. Mul ei ole rahvusvahelist õigust vaja, mulle piisab minu enda moraalist. Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop. And that's law. Very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people.
Kõnealuse eluhoiaku taustaks näib olevat teadvustatud või teadvustamata elukäsitlus, mille kohaselt ongi äkiline, ettearvamatu ja vajadusel ka julm või koguni absurdne ning hävingut külvav käitumine tugevate, see tähendab võitjate tunnus. Kusjuures just selline käitumine võimaldab saada rahulduse. Ehk põhiküsimus pole mitte selles, mis on õige ja mis vale, mis hea ja mis kuri, vaid hoopis selles, kes on üleval, kes all, kes on võitja, kes kaotaja. Sellise eluhoiaku ilmekaks väljenduseks on sionistliku propagandisti Ben Shapiro tänane postitus, kus ta teatab, vabas tõlkes. Ignoreerige kõiki Ameerika vihkajaid, meil on käed molli sõitmisest tööd täis. Kõnekas on kunagi J.D. Vance'i poolt Trumpile antud hinnang, mille kohaselt olevat tegu mitte lihtsalt halva presidendikandidaadi, vaid ka halva inimesega. And so one of the takeaways is not just that the Republican Party base is somehow fundamentally flawed in a way that's unique in American political history. It's that Trump is a really bad candidate and frankly, I think a really bad person. Loomulikult on kõnealusele eluhoiakule omased topeltstandardid. Ehk ennast ja teisi mõõdetakse sootuks erinevate mõõdupuudega. Sellega seoses meenub, kuidas nüüdseks juba paljude aastate eest, kui Eestis käis veel arutelu surmanuhtluse säilitamise või keelustamise teemal, küsiti teiste seas arvamust ühelt surmamõistetult. Tom Mõrtsukas kinnitas täie veendumusega, et tema hukkamine peaks olema välistatud, sest elu on talle kinkinud Jumal ja ainult Jumal võib sellega võtta. Kahtlemata peitub selles arutluses teatud tõde. Ometi jäi kurjategija mõttekäik ilmselgelt poolikuks. Nimelt, oma elu käsitles ta pühana, ohvrite elu aga mitte. Neid võis tappa, sest nende elutööle otsustas keegi, kes nägi end ise Jumala asemiku ja tema nimel kohtumõistjana. Ehk mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Kui toona võeti ühe vaese eluheidiku seesugune maailmakäsitlus vastu nukra pearaputusega, siis nüüd näeme pea äravahetamiseni sarnast eluvaadet ja Jumala teotuslikku võidmist üliriigi troonisaalis. Vaatepilt, kus agressioonisõtta läinud valitseja on kutsunud sionistlikud usujuhid kaamerate ette teda ülistama ja isegi Jeesusega võrdlema, on sõna otseses mõttes groteskne. The Iranians, the wicked regime of this government wants to kill every Jew and destroy them with an atomic fire. But you have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. And Father, we pray that you'll give him victory. Yes. But as I prayed, it was like the Holy Spirit just zoned me in and said, tell President Trump how thankful you are for him. And I think I'm... And I felt like I was conveying the heart of God for all of us, that we are thankful for the greatest champion of faith that we've ever seen in a president. I've heard many people take credit for you being here, or for some of your victories, and for being in the sacred office of the president. But the truth of it is you are here because of God and because of you. And I just wanted to share this thought and pray over President Trump. Jesus taught us so many lessons through his death, burial, and resurrection. He showed us great leadership, great transformation requires great sacrifice. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious.
And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. Olles saanud hereetikust ihupastor Paula Whiteilt sellise pühitsuse ja sattunud iraanlaste tõrksusest raevu, ähvardas maailmavalitseja aga põrmustada kõik neile eluks vajalikku. Lasta õhku mitte ainult alles jäänud koolid ja haiglad, vaid ka sillad, raudteed ja elektrijaamad. Laastada maa nii, et kivi ei jää kivi peale. Mis seal siis imestada, et samas vaimus ähvardab Trump Iraani tõelisest kokkuleppest kinnipidamise korral kõigi aegade suurima tulistamisega. Mis sest, et reaalselt ei pea kokkuleppest ju kinni Iisrael. Pidades silmas, et Pakistani peaministri vahendatud vaherahu tingimuste kohaselt pidi vaherahu selgesõnaliselt hõlmama ka sõjategevuse peatamist Liibanoni vastu. Ehk siis Iraan ei nõustu Hormuzi väina avama põhjusel, et Iisrael jätkab sõjategevust, mitte vastupidi. Päris alandav, kui õukonnale vahendatakse nii nürimeelseid ja nii toorelt reaalsust pea peale pööravaid valenarratiive ja siis eeldatakse, et kõik noogutavad massina kaasa. Nagu kriitilise mõtlemise viimasedki ilmingud minetanud hüpnotiseeritud sektandid. See kõigi aegade suurim tulistamine, millega Trump ähvardab, väärib aga taas eraldi tähelepanu. Sest sarnaselt kogu tsivilisatsiooni hävitamise ähvardusele viitab see ilmselgelt tuumarünnakule. Mis muu saaks olla kõigest seni nähtus suurem ja tugevam rünnak, ehk rünnak, mis on ka suurem ja tugevam kui see, mille USA pani 1945. aasta augustis toime Jaapanis. Sõnasõnaliselt lähenedes peaks Trump tegelikult tuumarünnakuga ähvardama mitte Iraani, vaid Iisraeli. Seda enam, et teatavasti on just Iisrael, mitte Iraan, ainuke riik Lähis-Idas, mis on endale kõiki rahvusvahelisi reegleid eirates tuumarelvad hankinud. On lihtsalt hämmastav, millised tuima järjekindluse ja karjuvate doppelstandardite paljastumise hinnaga seda tõsiasja süstemaatiliselt ignoreeritakse. Will, does Israel have nuclear weapons? Yes, almost certainly. I mean, they haven't officially claimed it, but almost certainly they do. Why don't we know for a fact? Because they don't want to say so, because there's American statutes, I believe, that would create issues. Why do they get a pass about that? Well, because they're our ally and Iran's our enemy. See, it's so because we're the good guys. Okay, and Iran's the bad guys. A very interesting admission. So our friends don't need to be transparent about their nuclear capability, but our enemies... it's good to be America's friend. But our enemies do? Yes. Wow. That's exactly how it works. Well, that's because we have the B-2 bomber and they don't. Hypocrisy, isn't it? No, it's only hypocrisy if you don't have a normative view of whether the United States is good and Iran is bad. I don't think there's a normative view of those things. There is no single good reason why Israel should be allowed to refuse to admit whether it has nuclear weapons. There's no reason. They should be called the international law police. They should again, they're a core ally of the United States, and the United States is the most powerful country in the world. This whole multipolarity talk is just silly. There's a unipolar hegemon in the world. It's the United States, and we're also very benevolent. And so Israel, our friend, does it, gets to do things that the Iranians don't. Okay, and that's the way the world works. When you say America is benevolent, how does that sit with the President of the United States 2 days ago talking about the imminent destruction of an entire civilization? Oma eelnevalt osutatud pöördumises viitas president Pezeshkian, et Iraani elukriitilise infrastruktuuri vastased rünnakud võtavad küll sihikule Iraani rahva, kuid omavad otseste sõjakuritegudena kaugele väljapoole Iraani piire ulatuvaid tagajärgi. Tõepoolest, on ju üldteada, et rahvusvaheline õigus keelab rünnakud tsiviilelanikkonna vastu, kvalifitseerides need sõjakuritegudeks või inimsuse vastasteks kuritegudeks. Rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuuriga loetakse süstemaatilised ja ulatuslikud rünnakud, sealhulgas sihitatud ründamine, rüüstamine ja tsiviilobjektide hävitamine rahvusvahelise kriminaalkohtu pädevusse kuuluvateks ränkadeks rikkumisteks. Ukraina sõja kontekstis oleks see justkui kõigile arusaadav. Iraani sõja kontekstis paraku mitte. Neile tõsiasjadele, mis peaksid ju olema elementaarsed, viitas mõne päeva eest tänuväärselt ka paavst Leo 14, kutsudes üles palvetama rahu eest. Ta toonitas, et Lähis-Idas valla päästetud sõda on ebaõiglane ja mõttetu ning toob maailma mitte rahu, vaid vihkamist. I would simply say, once again, what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide
economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. Terava kontrastina ei suutnud aga NATO peasekretär Mark Rutte, keda tuntakse ühe kõige kirglikuma Trumpi eest lipitsejana, selgele küsimusele vastates välja öelda, et ähvardus hävitada kogu tsivilisatsioon ei ole vastuvõetav ja et NATO ei saa kunagi tegutsema selliste ähvarduste elluviimise instrumendina. Üllatusmoment muidugi puudub. Kuigi, tõsi, Rüte võib olla suures kimbatuses, sest väidetavalt nõuab Trump USA NATOst väljaviimise ähvarduse taustal jätkuvalt NATO liikmesriikide seondumist Iraani vastase agressioonisõjaga. Olgugi, et nagu Trump on korduvalt kinnitanud, pidi see sõda olema juba ammu ilma võidetud. When President Trump threatened to kill the entire Iranian civilization, did that bother you at all as a diplomat? Well, you know, what I always say when it comes to what leaders are saying, I'm not commenting on everything. What I want you to know is that I support the president, and I know large parts of Europe do, when it comes to taking out the capacity of Iran to export chaos to the region, to Europe, to the whole world. Pangem aga hästi tähele, kuidas Washingtonist oli ühtäkki nagu pühitud esmane PR-kuvand, mille kohaselt mindi sõjalise jõuga vabastama järjekordset ikestatud ja diktatuuri all lägavat rahvast. Jaanuaris Iraani meeleavaldustest aretatud rahvarahutuste emotsiooni suutis lääne meedia meie kodudes piisava usutavusega maha müüa. Põlevad hooned, tapetud demonstrandid ja korravalvurid. Iraani valitsus on tunnistanud enam kui 3000 hukkunut. Aga selle peale öeldakse kindlalt, liiga vähe, valetavad. USA's asuv organisatsioon HRANA ehk Human Rights Activists News Agency, eesti keeles inimõigusaktivistide uudiste agentuur, mille andmed on varasemate repressioonide ajal olnud usaldusväärsed, väitis algul, et jaanuari jooksul hukkus rahutuses 3308 inimest. Hiljem tõstis aga arvu 6000 kanti. Ikka liiga vähe. Me ju teame, et tapetuid oli vähemalt 5 korda rohkem, teatavad propagandakanalid. Reutersil õnnestus oma sõnul Iraani valitsuselt välja meelitada info, mille kohaselt sai rahutuste mahasurumise käigus surma vähemalt 5000 inimest, kellest umbes 500 olid julgeolekujõudude töötajad. Meeleavaldajaid täielikult toetanud Euroopa Komisjon käis aga välja numbri 17 000, kuid ikkagi ei olnud see piisav. Lumepallina veerema lastud number keris seejärel 33 000 ja sealt viimaks juba 45 000. Ja milline on allikas, küsite? Tsiteerin, väljaspool Iraani asuvate arstide hinnang. Ja ilmselt siis ka Trumpi, CIA ja Mossadi jumalik õhutunne. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen. Paralleelselt loobus aga USA teesklusest. Trump tunnistas isegi, et Ühendriigid püüdsid Iraani mässajaid relvastada, kuid saadetised suunati vahendajate poolt kõrvale ja need ei jõudnud piisavas mahus õigete inimesteni. Relvastus oli ka mõeldud selleks, et aidata Lääne ja Iisraeli eriteenistuste poolt organiseeritud grupeeringutel tekitada Iraanis kaos ja kukutada selle käigus võim. Vaevalt olid kõnealused ambitsioonid ning nende realiseerimiseks muutunud skeemid Iraani luurele ja julgeolekujõududele märkamatuks. Edasi reageeris riik selliselt, nagu riigilt oodata võibki. Meenutagem, kuidas käitus 1919. aastal mässajatega Eesti Vabariik.
Kui ilmasõjas tüdinenud ja esialgu baltisakslasi toetavas keskvõimus pettunud saarlased ja muhulased mobilisatsioonile ei ütlesid, saadeti Tallinnas teatavasti kohale kuulipildujatega karistussalk. Vastuaks suruti veriselt maha ja mehi hukati nii välikohtu otsusega kui ka ilma selleta. Et asi läheks libedamalt, esitas Saaremaa komandant sisekaitse ülemale taotluse eraldada kohtuotsuse täideviijatele 10 liitrit piiritust. Sest päris kainena on viledas vammusest tammuvale vaesele külamehele kuuli pähe lasta keeruline. Olgu ta siis pealegi saarlane ja patsifist. Arusaadavalt ei peenutsetud ka 1924. aasta detsembris riigipöörde katses osalenutega. Ja põhjusega, sest sel korral polnud juba kaalul ei rohkem ega vähem kui põhiseadusliku korra säilitamine. Hiljem on Eestis jõustruktuuride poolt kohvikupidajaid maha väänatud, aga ka lihtsalt maskinõude eiramise pärast kohvikupidamine keelatud. Vastuvaidlemist mitte sallivalt, sest riigiga ei jamata. Teame ju. Hämmastaval kombel leidub aga endiselt neid, kes ei väsi kuninga uusi rõivaid kiitmast. Isegi, kui praktiliselt kõiki võimule pääsemiseks antud olulisi lubadusi on murtud. Kaasa arvatud lubadust mitte alustada uusi sõdu. Valitseja on oma korrumpeerituses vaieldamatult alasti. Tema mõte on segane ja heitlik ning suuvärk hullem kui voorimehel. Ometi kiidetakse silmakirjalikult ka tema vaimujõudu ja mõtteteravust. Mida lubasid Hans Christian Anderseni metafoorilises muinasjutus kelmidest rätsepad valitsejale? Et valmistavad talle rõivad, mis on nähtamatud vaid neile, kes on rumalad või oma ametikohale kõlbmatud. Petised võtsid saadud raha ja kadusid, aga külma hirmuhigiga kaetud riigialamad ülistasid Aadama kostüümis promeneeriva keisri tippmoodi. Mida kauem see jätkus, seda piinlikumaks kogu asi muutus. Et kuningas on tegelikult alasti, selle sai välja öelda vaid süütu laps, kes oli veel liiga noor, et nii-öelda suure poliitika komplekssust mõista. Jah, lapsi peaks meil rohkem olema. See on ka Eestis tõsine probleem. Selle kohta on portaali Makroskoobi rajaja ja vedaja Adrian Bachmann kirjutanud hiljuti tabavalt. Tsiteerin. Ümberlükkamatu objektiivse reaalsuse teadlik ja tahtlik mittetunnistamine reaalsusena korrumpeerib esmalt inimese vaimu ja seejärel moraalse karakteri, lükates üha sügavamale alateadvuse kihtidesse tõdemuse, et ta on kurjusega silmitsi seistes ebasiiras, arg ja autu inimene. Seda mitte sellepärast, et temast puudub julgus ülekaaluka kurjusega ennast ohverdavalt võitlusse astuda. See on alati olnud erandlike sangarite ja prohvetite pärusmaa. Vaid kuna temast puudub südikus isegi tema ja ligimeste üle valitseva kurjuse olemasolu tunnistada. Seistes silmitsi meie endi võimeid kaugelt ületava kurjusega ei ole meie võimuses peaaegu kunagi teha kõike, et seda kurjust seljatada. Ometi on alati meie võimuses teha midagi. See midagi tähendab kurjuse poolt valitsetud ühiskonnas kohustust tunnistada tõde tõena, valet valena ja kurjus kurjusena. Ning mis peamine, hoiduda igal juhul kõikidest ettevõtmistest, mida on võimatu teostada neid lihtsaid, enda ometi enamikule üle jõu käivaid käske eiramata. Ülekohtu, vägivalla ja ennekõike niinimetatud kohustuslike valede poolt valitsetud ühiskonnas tähendab see paratamatult arvestatavaid kannatusi ja suuri loobumisi nii materiaalses, eraelulises kui ka sotsiaalses sfääris. Need on loobumised, mida hea inimene peab kurjas ühiskonnas elades paratamatult tegema, et vältida kaassüülisust kurjuses, mille ultimatiivseks eesmärgiks on muuta teadmatud ohvrid teadlikeks kaassüüdlasteks. Kahtlemata on siin suur kogus ülimalt tõsist mõtteainet. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Lõpetuseks jäägu aga mängima mõned kaadrid sellest, kuidas õhtul, mis eelnes ööle, mil Trump lubas hävitada Iraanis kogu tsivilisatsiooni ühes sildade ja elektrijaamadega, kogunesid väga paljud Iraani inimesed riigilippe lehvitades just sildadele ja elektrijaamade ümber. Just kui öeldes, et me oleme valmis hukkuma koos oma tsivilisatsiooniga. Tasub mõelda, kuidas käituks sarnases olukorras Eesti rahvas. Kuulmiseni. جان من میمادی ای وطن
بگو الله اکبر الله اکبر بگو الله اکبر الله اکبر بگو ایران حیدر الله اکبر بگو اول تا آخر الله اکبر به قیام این لشکر الله اکبر